Tere tulemast kuulama AI Powerment podcasti, mis on justkui teejuhiks tehisintellekti kiiresti arenevas maailmas, tuues sinuni tehisaru uudised, populaarsemate rakenduste ülevaated ja põnevad intervjuud tehisaru asjatundjatega. Mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI Powermenti brändi looja ning tehisintellekti entusiast. Ja mina olen Kerlin Tiigemäe, juht, ema ja AI entusiast. Kuula meid igal reedel ning saa praktilisi näpunäiteid, kuidas AI'd igapäevaelus ja äris rakendada. Aitäh, et oled jõudnud kuulama Eesti esimest 100% tehisintellekti teemadele keskenduvat podcasti AI Powerment podcast. Meil on täna jälle üks äge episood, sest me räägime ühest Eesti startupist nimega TriveX ja hakkame Sandraga siin küsimusi pommitama meie tänasele külalise. Aga kõigepealt tere, Sandra! Tervist! Ja selleks, et loomulikult otseallikast kõik info kätte saada, on meil külas TriveXi kaasasutaja ja CPO ehk siis tootejuht Valter Läll. Tere, Valter! Tervist! Aga enne veel, kui me nendesse teemadesse sisse lähme, siis meie tänusõnad lähevad nagu ikka Estonian Business Schoolile, kes on meile andnud selle ägeda videostuudio, kus me saame videopilti teiega jagada. Nii et kui sa kuulad meid veel niisama, näiteks Spotify'st või Apple Podcast'ist ilma videota, siis tea, et sul on võimalik meid jälgida ka YouTube'is ja pane sa sinna kindlasti follow, et sa kuuleksid siis reedeti kõikidest episoodidest alati esimesena. Aga tänasest saatest. Väike, hästi lühike sissejuhatus. Valter, sina oled siis, nagu ma ütlesin, kaasasutaja TriveX Technologies. Ettevõttes sa oled olnud pikalt tegelikult varasemalt ettevõtte süsteemide tarkvara analüüsi kogemusega. Oled töötanud varasemalt NetGroupis vanemsüsteemi analüütikuna ja nüüd siis vastutad siis TriveXis ka sellise tootearenduse ja just kliendi väärtusloome eest. Jah, täpselt. Just, aga ma annangi kohe tegelikult sõna sulle üle ja sa saad ise jagada enda teekonda ja eelkõige, kuidas sa siis jõudsid tänasesse hetke võib-olla ka sellesse tehisintellekti maailma, mis on sind siia meie saatesse toonud. Ja, et minul algas see taust niimoodi, et kunagi ülikooli ajal ma läksin tööle siis registrite infosüsteemide keskusesse. Seal oli minu põhivaldkond oli kohtuinfosüsteemid, kus ma tegelesin siis andmebaasi haldusega. Seal põhikeeleks oli siis SQL, ehk siis väga AI-ga ühendust ei olnud. Aga sealt edasi tekkisid nagu huvid, et miks meil nii palju vigu on ja kuidas seda teha nii, et see paremaks läheks. Ja sealt edasi siis ma läksin analüütikuks ja ma arvan, see oli võib-olla aasta, olin süsteemi analüütikuna RIKis ja liikusin edasi Swedbanka, kus ma siis edasi töötasin süsteemi arhitektina. Seal ma juba natuke pidin ka koodi kirjutama ja pärast seda liikusin edasi NetGroupi, kus ma töötasin süsteemi analüütikuna ja seal oli natuke rohkem niisugust nii-öelda toote omaniku maitset ka, kuigi Telia poolt, kes oli NetGroupi üks klientidest, neil oli eraldi siis tegelikult toote omanik olemas. Ja seal sai nagu väga ägedaid asju tehtud ja pärast seda siis asutasime TriveXi, kus siis võtsin üle nii tooteomaniku rolli kui ka analüütiku rolli oma ettevõttes. Ja mis TriveX siis tegelikult teeb? Me hiljuti oli siin AI entusiastide kokkutulek ja ka teine kaasasutaja Kenti käis rääkimas teie lugu, et see on olnud päris värvikirev, aga võib-olla annate siis kuulajatele ka aimu, millega te igapäevaselt siis tegelete, mis probleemi te lahendate? Lühidalt võtta, siis meie ettevõtte tegeleb sõidukite jäädvustamisega ja nende piltide pealt siis kahju tuvastamisega ning kahju parandatavuse analüüsiga. Et see on väga lühikeselt. Aga kas see teekond algaski sellest punktist, et nii, see on meie probleem, selle võtame ette ja nüüd on siin lahendus olemas või kuidas see teekond välja nägi? See teekond oli veidike keerulisem. See teekond oli selline, kus alguses me saime aru, et kahjukäsitusega või kahjude tuvastamisega me tegeleda tahame. Aga me saime ka aru, et selle jaoks, et seda teha, meil läheb päris palju andmeid vaja. Ja siis me alustasime sellest, et me hakkasime looma rakendust lõppkliendi jaoks, mille kaudu neil oleks võimalik koguda pilte sõidukist sellisel viisil, et need oleks
korrektne sisend masinaõppemudelile, kust pealt nad saavad tuvastada kahjusid, sest et see, mis sisend on, see on ka tõenäoliselt väljund, ehk siis kui pildid on halvad, siis ka väljund on tõenäoliselt halb. Ja seda rakendust ehitades tegelikult meie esimesteks klientideks olid kindlustusseltsid, kes hakkasid kaskoeelselt nii-öelda sõiduki seisukorda jäädvustama ja nende jaoks oli oluline seal saada samamoodi kvaliteetseid pilte, sest et kui kliendile saadab PDF-juhend, et tee sellised pildid, siis ikka lõpuks sa suhtled kliendiga mitu korda, aga kui AI andis sulle reaalelus nagu kohe tagasiside, et siin oli mingi sihuke viga, siis klient sai seda koheselt parandada ja teha pildid korrektselt. Pärast seda me liikusime siis edasi kahjutuvastuse peale ja lõpuks me natuke võtsime kitsamaks seda kahjutuvastuse valdkonda, me läksime kahjutuvastust tegema tuuleklaasidel, kus me saame ka teha otsuse, et kas tuuleklaas on remonditav või peab seda vahetama. See on juba see niši toode vist arvatavasti, millest ka Kenti rääkis, et kuidas niši tootega siis turule tulla ja edu saavutada. Jah, täpselt. Aga mis need niisugused väljakutsed olid või et mis tegelikult suunas või sundis teid minna siis sinna niši poole, et miks see algne toode, et tundub tegelikult ju niisugune loogiline, et mina kui kasutaja ka midagi juhtub mul autoga, jube mugav, võtan selle rakenduse lahti, teen oma pildid ära ja saan kindlustusega oma asjad aetud. Aga miks see siis selliselt tööle ei läinud või miks te just sinna klaasikahjude suunda liikusite? Seal on tegelikult väga palju erinevaid põhjuseid. Üheks põhjuseks võib öelda seda, et sõiduki kere pealt erinevate kahjude tuvastamine on märksa keerulisem probleem kui ühelt kere osalt kahjude tuvastamine. Ja lisaks sellele tuuleklaas on nagu väga konkreetsetest materjalidest tehtud, mis tähendab seda, et kahjustused tõenäoliselt näevad väga sarnased välja. Ehk sul on täke, siis täke ükskõik millise sõiduki tuuleklaasi sa võtad, näeb klaasi peal sarnane välja, sest materjali, mida on kasutatud, on sarnased. Aga nüüd, kui sa mõtled, kui mitu erinevat välimust võib ühel mõlgil olla, siis see sõltub, kui sügav ta on, kas tal on seal veel lisaks mingi kraaped peal, võib-olla on üldse autol jupp ära tulnud avarii käigus või on pooleks läinud või mingi osa on väljas. Et neid kahjutüüpe sõiduki kerel on palju rohkem kui tuuleklaasil. Ja siis, et aru saada, nagu kas on võimalik iga sõiduki kereosaga niisugust teekonda läbi teha, tuli alustada kuskilt. Et sa põhimõtteliselt võid kogu suurt probleemi üritada lahendada 10 aastat ja võib-olla jõuad sinna 60% täpsuse peale, aga turul ei ole see piisav ja tegelikult sa pead ka teenima juba käivet kogu teekonna jooksul. Aga räägime korra sellest, et kuidas see tehisintellekt siis mängu tuleb, et sa ise mainisid ka, eks, et sinu taustu pole rohkem kas koodi kirjutamine või vahepeal siis analüütiku roll. Kuidas sa siis sinna tootejuhi rolli jõudsid ja kogu selle tehisintellekti maailma sisse ja kuidas see tehisintellekt täna Drivexi toetab? Siin oli 2 küsimust, ma alustan esimesest. Kuidas ma jõudsin tootejuhi rolli? Meie 2 kaasasutajat, Kenti Koppel ja Rauno Sigur. Rauno Sigur oli rohkem müügi peal, seega me otsustasime, et tema on nagu kõige sobilikum tegema müüki ja juhtima ettevõtet. Kenti Koppel siis on väga hea arendaja ja arhitektsüsteemide mõttes. Seega tema sobis kõige paremini siis just tehniliseks juhiks. Ja kuna mina olin analüütik varasemalt olnud, siis mina sobisin kõige paremini toote peale, tootejuhiks ja põhimõtteliselt see on see, kuidas siis me rollid jaotasime kohe alguses. Nüüd, kuidas AI seal sisse tuli, see tegelikult algaski Drivexist endast, et me saime aru, et basinõppemudelid on viimaste aastate jooksul nagu palju paremaks läinud ja meil oli juba varasemalt huvi, kuidas neid utiliseerida enda töös, mina ja Kenti töötasime NetGroupis, Rauno töötas Cleveronis sellel ajal. Ja juba NetGroupis me vaatasime, kuidas AI-d rakendada erineva kliendi toodetes ja kas on mõttekas. Ja oma ettevõttes siis me saime aru, et meil on vaja masinnägemisega tegeleda. See on valdkond, mida meist keegi polnud varem puudutanud, aga kuna huvi oli nii suur, siis vabast ajast sa alati lugesid selle kohta ja vaatasid, kuidas mingid asjad töötavad.
et seal oli siis meie esimene kokkupuude ja seal oli ka väga palju õppimiskohti, et Taivo Pungas aitas meid alguses väga palju, ta on üks meie advisor, seega ta on meid päris palju aidanud just algusfaasis, aga kui sa sealt edasi liigud ja see läheb väga spetsiifiliseks nii-öelda sõidukite peal ja kereosade tuvastamine ja nii edasi, siis umbes 1,5 aastaga oli meil juba endal selline teadmiste pagas, kus me suutsime nagu ise otsuseid teha, et mis on kõige parem lahendus siia. Ja ma arvan, et kliendi kogemuse pool on ka miskit ka alguses siin sissejuhatuses Kerlin tõi, et see väärtused või kliendi keskne mõtlemine, et võib-olla kuidas kliendi kogemuses siis see tehisintellekti lahenduse osa pool teie tootes välja kaardistub, joonistub? Kliendi kogemuse pealt on niimoodi, et kuna meie ärimudel on tegelikult selline, me müüme ettevõtetele ehk meil on B2B äri, siis meie klientideks ongi näiteks kindlustusseltsid või remonditöökojad. Ja nende kliendid, ehk siis meie jaoks tarbija, kasutab meie ehitatud rakendust, kus kaudu ta saadab need pildid. Et me enamus tagasiside saame lõpuks ärikliendilt kui vahendajalt, aga me näeme tegelikult ka salvestusi, mida nad on siis teinud läbi selle rakenduse, kuhu nad klikkinud on, mis neid närvi on ajanud, mis neid natuke segadusse on ajanud. Et lõppkliendiga või lõpptarbijaga nii otsest suhtlemist ei ole, kuigi ma olen saanud ka vahest kõnesi lõpptarbijate käest, et on otsitud meie ettevõtte üles helistatud ja need on väga ägedad vestlused olnud, kus on saanud teada mingeid huvitavaid probleeme. Aga sealt liikudes siis ärikliendi tagasiside peale, et tegelikult sealt on tulnud väga kasulikku infot seoses sellega, kui kiiresti masinaõppemudelid vastama peaks. See tegelikult piirab siis seda, kui suuri mudeleid sa üldse ehitada saad. Sest kui sa teed väga suure mudeli, mis analüüsib väga põhjalikult, siis see võtab rohkem aega. Kui klient teeb pilti ja tahab kohe tagasisidet saada, et kas ma tegin õigesti või valesti pildi, siis sa ei saa talle öelda, et oota 10 sekundit, me analüüsime. Ja siis lõpus ütled talle veel, et see oli valesti, tee uuesti. Et seal see kiirus muutus väga oluliseks. Ma mäletan ka Faima, kui käis meil rääkimas Taavi Tammiste sellest loost, et kus nemad võib-olla 3 aastat tagasi, et mudelit välja treenida, võib-olla läks 6 kuud B2B kliendile ja nüüd nad seisavad selles kohas, et kus ma ei teagi täpselt ajaliselt, aga me võime öelda nagu 1 päev või ma ei tea, tund aega, et selline mudel saada üles ehitatud just selle tõttu ka, et seal on see sünteetilise sisu loomine, et ma arvan, et Skenti mainis ka seda viivuks, et see on jällegi selle tehisintellekti arenguga tuleneva võimalus, on ju, et võib-olla natukene jagaga natuke seda teekonda, ma arvan, et on huvitav kuulda. Ja see on üks väga põnev osa. Mulle endale meeldivad korraks hobidest, et siis saab aru, miks ma sinna sellest rääkima hakkan. Et ma tegelikult ise teen ekstreemsporti, lumelaud, lohetamine Mina ei teadnud. Ja wakeboarding. Mul on kõik need 3 lahe. Väga hea, siis suvel teeme. Et siis Saaremaale ja trenni põhimõtteliselt. Jah, Koobi, tavai. Ja siis seal, nüüd mul läks meelest ära, mis ma küll öelda tahtsin. Ja üks on ka siis arvutimängud, et mulle meeldib vaadata, kuhu erinevad arvutimängu-mootorid arenevad, mida on võimalik nendega teha. Ja tegelikult arvutimängude graafika läheb ajas aina paremaks. Ka videokaardid tegelikult lähevad ajas paremaks. Ja sealt me komistasime selle otsa, et kui tuli uus Unreal Engine, siis me vaatasime, et et nad on valguse põrked väga hästi ära lahendanud, mis siis koormab videokaarti palju vähem. Ja sealt me tegelikult mõtlesime, et tegelikult võiks ära kasutada mängumootoreid ja genereerida sünteetilist datat, mis näeb välja või sünteetilisi andmeid, mis näeb välja päriselu moodi. Ja sealt siis tegelikult see idee idanema hakkas ja kui me alguses sildistasime, põhimõtteliselt võtsime pildid ette, mis kas kliendid olid teinud ja sildistasime neid või üks startup üritus, kus me saime tegelikult 130 terabaiti sõidukitest pilte, et siis me filtreerisime sealt välja ja sildistasime neid. Siis nüüd tänu selle sünteetiliste andmete loomise oskustele
saime me mudeleid luua ja palju kiiremini. Et kui me räägime klassifikatsioonimudelitest, siis nendel masinnägemises ma arvan, et ka arenduskeskkonnas me saame valmis esimese mudeli versiooni ka päeva-kahega, aga et see oleks selline shipitav versioon, mida saab klient kasutada, siis ma ütleks, et tegelikult seal ikkagi reaalseid andmeid on vaja, sest seal on, kui sa ainult sünteetiliste andmete pealt teed, siis osad juhud jäävad andmesetist välja. Ehk siis näiteks, kui klaas on must või mingi vihmapiisk on kuidagi üksik vihmapiisk on sattunud klaasi peale ja nii edasi. Need on need erindid, mida nagu tuleks mudeli treenimisse juurde võtta. Aga ma korra küsin ühe täpsustuse juurde, et natuke konteksti inimestele anda, et mis see suurusjärk on nendest piltidest, mida sul on vaja nende mudelite treenimiseks. Sellest ju ka räägitakse, et üha vähem on seda andmehulka justkui täna ka vaja, et neid mudeleid juba niisuguse okei tasemel saada. Aga lihtsalt ka kuulajatele, et me ei räägi siin nagu 10 või 100 või ka 1000, et mis see piltide hulk on, mida on vaja? No põhimõtteliselt, kui sa ütled 100, siis tegelikult 100 pildiga sa saad, kui sul on juba eeltreenitud mudel. Ehk siis mudeleid on mitut tüüpi, osad on eeltreenitud mudelid, ehk sul on mingi arhitektuuriga mudel, kus on juba nii-öelda närvivõrk ära seadistatud objekti tuvastuse peale näiteks või klassifitseerimise peale. Ja siis tegelikult piisab, kui sa annad ühest klassist 100 pilti, siis tegelikult ta juba suudab päris hästi mingitel juhtudel öelda, et kas on üks või teine, näiteks kassi või koera tuvastusmudel on ju, kui sa teed masinnägemises. Seal meie pildikogumites siis on tegelikult 100 000 pilte ja me teeme, seal natuke sõltub nüüd, kui palju eri case on, et sa pead tegelikult iga eri case'i kohta üritama leida dataseti, mis esindaks seda eri case'i, et ta suudaks tuvastada, et okei, see on nüüd niisugune eriline mis on osa. Näiteks eriline? Ma võin ühe väga huvitava näite tuua. Masinnägemises kunagi sooviti siis treenida hobuse tuvastuspildi pealt ja enamus pildid siis võeti ühest keskkonnast, kus alati oli siis watermark, oli pildi all paremas ääres, seal oli ettevõtte nimi, kes siis neid pilte nii-öelda jagas ja treeniti siis nende andmetega. Nüüd testseti peal see töötas väga hästi, iga kord sai aru, kui hobuse pilt oli, aga kui päriselus läks kasutusse, siis ei saanud aru. Ja mis juhtus tegelikult oli see, et need pildid, kus hobuseid ei olnud, võeti siis suvaliselt, ehk siis keegi oli teinud mingi pilti, kus ei olnud hobust, et neid oli lihtne saada, neid sa ei pea ostma. Aga seal ei olnud ka watermarki. Seega masin tegelikult õppis tuvastama, et kui watermark on pildi peal, siis on hobune. Ja tegelikult, kui sa näitasid hobuse pilti ilma watermarkita, siis ta ütles, et see ei ole hobune. Ehk siis ta õppis vale asja tuvastama piltide pealt, et see on nagu üks case, kus tegelikult sa peab panema nii watermarkiga hobuse pilte kui ka siuksed, kus see watermark puudub. Et muidu masin võib õppida vale tulemuse. See tegelikult juhatab järgmise küsimuse ka hästi sisse, et mis on need ämbrikolistamised, mis siis sellel teekonnal on olnud, äkki soovid siin ka niimoodi laiema publikule, sest et eks me kõik soovime õppida teistelt, et see on ka meie eesmärk, et tuua seda praktilist teadmist, et äkki on midagi niisugust, mis sa kohe ütleksid, et okei, seda kindlasti tuleks üle vaadata enne, kui mõtled mingi tootearenduse poolt. Minu kõige parem nõuanne selles kohas on see, et kui ei ole vaja AI-d kasutada, siis proovi seda vältida nii nagu kulutuld. Ja siis, kui sa näed, et mingid muud moodi ei saa, siis kasuta AI-d. Wow, see oli väga julge, väga controversial, aga jah. No, ma selgitan ka miks, sest et osasid lihtsaid lahendusi üritatakse lahendada AI-ga ja tegelikult masinõppemudel on lõpuks siiski statistikamudel, mis annab sulle vastuse, et ma statistiliselt arvan, et see on vastus ja enesekindlus on näiteks 80%. Aga näiteks, kui sa võtadki ChatGPT ja üritad seal mingeid matemaatilisi tehteid teha, sa tihtipeale näed, et ta paneb sulle imelikke numbreid sinna, mis kuidagi ei klapi. Ja tegelikult, et arvutamise jaoks sul ei ole vaja kasutada masinõppemudelit, sul on vaja kasutada kalkulaatorit. Et sa valiksid õige tööriista ikkagi lõpuks selle lahenduse jaoks. Et jah.
selles mõttes on jooksnud ka tegelikult läbi, et varemgi, kes kõnelemas siin käinud on, et me üritame lahendada probleemi, on ju, et see, et kas see nüüd tuleb tehisintellekti tehnoloogia sinna juurde või midagi muud, on ju, et põhiline ikkagi oleks see probleemi vaade seal juures ja. No see on kõige olulisem. Nõustun ka. Ja ma saan aru, et see oli julge. Lihtsalt on niimoodi, et saab nagu lõigata podcasti mingi reelsi sealt välja. Täpselt siuke, aitäh sulle. Näed, ütles, et ärge kasutage. Täpselt. Aga ämbreid, mis me ise oleme teinud, no siin võib öelda, et näiteks see sama kerekahjude tuvastamine, kindlasti ämber oli see, me arvasime, et see on lihtsam, kui ta tegelikult on. Sest et juba ühe kahjutüübi, nagu ma enne tõin, et mõlk võib olla pleki peal väga erinevate kujudega. Lisaks sellele plekk peegeldab väga hästi tagasi, seega sul vahest peegeldab mingi objekt pleki pealt, mis jätab mulje, et see on mõlk, aga tegelikult ei ole. Et võib-olla need olgi kogemus olnud, et lähed parklas, vaatad, et oi, mul on mõlk tulnud ja siis, see peegeldas vale nurga. Et see oli nagu üks siuke koht, kus me võib-olla arvasime, et see on lihtsam, kui see tegelikult on. Ja kui me hakkasimegi nagu detailsemalt kaardistama, et millised kahjutüübid siis on mõjutatud näiteks peegeldustest või et kui millistel kahjutüüpidel on erinevad kujud, siis sealt tuli välja, et tuuleklaaside juhtum on lihtsam, kust alustada. Ehk siis see järjekord kindlasti oli üks asi, üks ämber, mis me tegime. Ma arvan, siin oli veel, siis ma mõtlen korraks, kohe niimoodi peast ei tule neid ämbreid nii lihtsasti, sest et kui sa jää mõtlema, et mis ma kõik valesti tegin, siis sa kuskil edasi ei jõua. Et alati tuleb otsida neid lahendusi, mis edasi viivad. Ma arvan see ka juba, mis sa mainisid, et alguses mõtlesid, see on kerge, on ju, et see peabki ettevõtjana selline meelelad olema, et kuidagi alati leiab selle lahenduse, on ju, et ongi arvatavasti selline samm järguline protsess olnud ja mul on ülihea meel kuulata nüüd, et olete leidnud selle koha, mis sellise product market fit'i on saavutanud, on ju, ja. Aga ma küsin võib-olla teise poole pealt rohkem sinna tehnoloogilise poole peale tulles, et kui ma õigesti mäletan, Drivix on täna üle 4 aasta toimetanud juba. Ja meil sai 5 täis. No võt, väge. Ja selle aja jooksul on ju tehisintellekti maailm ja kogu see tehnoloogia väga palju arenenud. Kas selle koha pealt on ka, kui siin varem oleme ka rääkinud ja erinevad ettevõtjad toovad seda näidet, et kui sa varasemalt ja võib-olla ka, ma ei tea, netgrupi aegades ikka neid arendusi, kus sa võtad mingi suure arenduse ette, teed 2 aasta arendad mingisugust lahendust, siis täna nii-öelda AI ajastul sa pead ikkagi väga kiiresti need uued lahendused kasutusele võtma. Samal ajal me räägime ka siin igakuiselt uudistest, eks ju, toome selle, et kui palju jälle uusi AI-mudeleid tuleb välja. Teine koht on see, et ega sa ei saa ju kohe jälle minna uut mudelit katsetama või jooksma sellele uuele, et pead ju kuidagi seda stabiilsust ka hoidma. Et kuidas te seal seda balanssi hoiate, et käia kaasas nagu ühelt poolt sellega, et kõik, mis tehisintellekti maailmas uuendusi tuleb, versus see, et ikkagi arendad ju mingi asja valmis ja tahad, et ettevõtted saaksid seda kasutada? See on väga hea küsimus selles osas, et kuskil sa pead selle tasakaalu leidma. Meil on läbi aja ikkagi olnud väga palju uuendusi just sellele tehnoloogiale, mida me taustal kasutame. Sest enamik mudeli nii-öelda täpsusest moodustab tema treening andmestik, et mis sa talle ette annad. Muidugi seal on parameetrite modifitseerimine ja nii edasi, aga erinevad mudelid nii-öelda kasutavad siis erinevad loogikat, kuidas nad lõpuks arvutusteni jõuavad. Et tegelikult selle nagu tehnoloogia väljavahetamine, kui sul treening andmestik on õigesti sildistatud, ei ole nii keeruline otseselt, et sa saad selle ülemineku teha. Kui me räägime erinevast tehnoloogiast, näiteks, et 2019, ma ei ole kindel, kas 2019 tuli, äkki oli 2021, kui ChatGPT tuli välja, ta on 3-4 aastat vana. Oleneb selles mõttes, et aga taustal on ju versioon developerina oli 2019 ja 2021 nagu esimesed mudelid, aga siis see suurem nihe tuli 2022 lõpus. Kus oli avalikustamine ja kõik said kasutada, et siis see läks täiesti käima.
et seal nagu, kuna meil on masinnägemise pool, mitte siis suure keelemudelid, siis selles mõttes meie valdkond nagu väga pihta ei saanud. Korraks, kui tekkisid väga palju generative AI teksti poole pealt ongi large language model, aga tegelikult tekkis ka pildi poole pealt neid genereerivaid mudeleid. Seal nii-öelda nii palju meie pool pihta ei saanud, et me ei genereeri ise neid pilte, vaid me just üritame objekte tuvastada piltide pealt ja leida siis neid täpselt jooni, et kus kohas näiteks mingi sõiduki kereosa on või kus kohas mingi mõra või pragu või kahju siis piirdub. Et selles osas nagu meie valdkonnas just masinnägemises siis väga palju kahjuks ei ole nii-öelda seda suurt niisugust asja välja tulnud, et meid nüüd saab ära asendada, me ei saagi enam midagi teha. Et selles osas ma olen õnnelik, aga samas ka kurb, et tegelikult võiks masinnägemisel ka tulla mingi hetk niisugune äge moment, et see töötab nii hästi, et polegi enam vaja. Teine pool, mis on välja tulnud tegelikult on Meta erinevad siis masinõppemudeli sildistamise tööriistad, mis tegelikult masinnägemises on väga head. Mis suudavad siis ükskõik millise pildi pealt väga lihtsalt eristada piirjooni ja selle tulemusena siis tegelikult teeb sildistamise tööd lihtsamaks. Et niisugused mudelid on küll olnud väga suureks abiks nii sildistamise poole peal, neid päris maailma piltide peal, mitte siis genereeritud sünteetilist andmestiku poole peal. Kuidas sa tootejuhina seda tulevikku näed? Kas see klaasikõhjude osa on see, kus te täna võiksite jääda? Ilmselt kõike tulevikuplaane sa ei taha rääkida, eks ju, aga üldse laiemalt see tehnoloogia võiks ju olla rakendatav või skaleeritav ka muudesse valdkondadesse, ma ei tea, võib-olla ehitus või kus on ka niisuguseid väga spetsiifilisi valdkondi, et me oleme ka rääkinud sellest, eks ju, et tööstuses juba omajagu tööstuses jälgitakse neid seadmeid, mis üldiselt seadmest läbi jookseb. Et kas selle koha pealt on teil ka niisuguseid tulevikuvisioone? Meil otseselt nagu sellist asja, me jääksime nüüd ühe asja külge kinni ja et siit midagi juurde ei arenda, et seda kindlasti ei ole. Et meil on tegelikult suurem nägemus peale tuuleklaaside, nagu kuhu me edasi liigume. Ma arvan, et ma ei saa praegu sellest kahjuks rääkida, aga põhimõtteliselt jah, et tuuleklaas on siis see koht, kus me alustasime ja kindlasti sinna tuleb juurde täiendavaid arendusi ja ka erinevaid masinõppemudeleid veel, mis siis täiendavad seda toodet, nii et see oleks veel parem fit siis meie kliendigrupile. No ma arvan, et see lihtsalt tulevik ongi nii põnev ja neid arenguid tuleb nii palju, et siis sa peadki startupi maailmas ka tunnetama ja leidma siis selle parima lahenduse, mis sellel hetkel turgu teenindaks. Aga ma tegelikult liiguksin täitsa teise plokki ja see on tootejuhi pool. Ja ma arvan, et me eelnevatel podcastidel oleme ka seda välja toonud, et oleks hea kuulda sinu enda praktilist kogemust, et tootejuhina, kui palju näiteks sina ise igapäevatöös tehisintellekti tööriistasi kasutad ja kui kasutad, mida ma arvan, et sa teed, siis mille jaoks sa seda kasutad? Ja mida? Ma kasutan iseenesest küll, aga mitte nii palju, kui võiks eeldada, et ta tegeleb AI-ga, ta ise arendab erinevaid mudeleid, et ju siis ta igapäevaselt kasutamine seda. Tegelikult researchi jaoks, ehk siis uurimistööde jaoks ma kasutan vahepeal ChatGPT-d. Olen vaadanud erinevaid mudeleid nii kõnekeskuste osas, põhimõtteliselt katsetanud, et aru saada, et kuhu maale mingi tehnoloogia on mingis valdkonnas jõudnud. Aga igapäevatöös ütleme niimoodi, et kasutan iseenesest masinõppemudeleid vähe, sellepärast, et see on väga spetsiifiline igapäevategevus, mis ma teen. Et kui ma pean AI-le kirjeldama näiteks ChatGPT-le, et loo mulle selline ülesanne, et nüüd meil on siin selles rakenduses vaja teha uus featuur, kus lõppklient peab saama niimoodi, need on need kontrollid, mis peab tegema ja nii edasi,
siis tegelikult ma võin sama hästi selle juba kirjutada ise arendajale ära, sest kui ma sinna AI-le selle kirjutan, siis ta lihtsalt teeb selle veel pikemaks ja võib-olla segasemaks arendaja jaoks. Et noh, selles mõttes ta nagu mulle seal kohas väga palju abi ei anna. Aga just uurimise, noh, mingi valdkonna uurimistöös annab mulle ChatGPT abi küll. Aga kui mõelda nende oskuste peale, mis tänases hetkes, kus me oleme sellises tehnoloogia ajastus, mis oskused peaksid sinu hinnangul ühel heal tootejuhil olema üldse? Siin on nüüd natuke erinevaid valdkondi, üks on nagu tootejuhil üldiselt. Ma leian, et tegelikult võiks olla prototüüpimise oskused, sest et mis ütleb paremini, mida sa tahad, kui reaalselt klikitav prototüüp, kus sa saad näidata, et see on asi, sa mõtled just, et sa siukse nii-öelda juba arendaksid ise mingi versiooni valmis? Jah, et väga hea tööriist on Figma, ma ise kasutan igapäevaselt, kus ongi siis disainer on teinud disainiraamatu ja mina kasutan mingit teatud elementi, et panna kokku, et ma näen, et siuke asi oleks. Noh, muidugi ta vaatab lõpuks üle, sest et ta peab saama aru, kas UX-i poole pealt on see ka kasutajasõbralik. Aga põhimõtteliselt tootejuhina võiks olla kindlasti prototüüpimise oskus olemas. Siis minu soovitusel oleks ka väga hea, kui tootejuht tegelikult saab tehnilisest poolest aru. Ehk siis, et ta on kirjutanud koodi, ta oskab seda lugeda, ta oskab kasutada API endpointe, lihtsalt kui tal on vaja midagi testida või näiteks vaadata ka tehnilist dokumentatsiooni, et huvitav, kuidas midagi on üles ehitatud, et võib-olla juba on mingi võimalus kasutada midagi, mis meil olemas on. Et see tegelikult annab sulle teise dimensiooni juurde, kui sa mõtled mingite featuuride peale. Et ma mõtlen, kas mul on kohe mingi hea näide võtta ka? On küll. Näiteks ütleme sõiduki tuvastamisel on ju. Kui me kasutame objekti tuvastust, siis me leiame pildi pealt ülesse, et siin on kast, kus on sees sõiduk. Ja nüüd, miks ma enne ütlesin, et kasuta AI nii vähe kui võimalik, on selle jaoks, et kui sa tahaksid öelda, et kas see sõiduk on õigel kaugusel, ehk siis ta ei ole pildistatud kuskil 20 meetri pealt, et noh, siis sa ei näe ühtegi kahju. Siis siin on tootejuhina, ma ütleks, et ma tahan, et meil oleks AI, mis tuvastaks, kas see on piisavalt lähedal või mitte. Noh, see on üks võimalus. Mis on veel võimalus, et kui sa tead, et okei, tegelikult sellel tuleb kast ümber, siis tegelikult sa saad ju kasutada aritmeetikat, et pildi suurus on 1980 pikslit ühtepidi, 1080 pikslit teistpidi, selle pindala on siis mingi teatud arv. Ja et kui mu kasti suurus seal on pindalalt näiteks 20%, siis see on liiga väike. Ehk siis selle sõiduki kasti, et sul on üks mudel, aga ülejäänud arvutused sa teed ära selle pealt. Või siis, kui sul ongi seesama kasti mudel on ju, et kus ma tean, et pilt ei ole tehtud nii, et mingi osa autost jääb pildilt välja. Et kui kast leitakse väga pildi äärest, siis sa saad jälle arvutada, et näed, et see kast on liiga pildi ääres, seega mingi osa autost on pildist väljas. Et mõlema kohta oleks saanud ka AI mudeli teha, aga kui sa tegelikult targalt teed, siis see arvutuskäik võtab võib-olla mõni millisekund aega, kui sa teeksid mudeliga, siis sul on seal 1-2 sekundit jälle ooteaega. Ehk siis seesama prototüüpimine, noh, aga tööriistad sinna juurde on ju, et Figma, aga samamoodi siis see tehniline pool, et sa oskaksid tootearenduses need ideed ka päriselt ära teostada, on ju? Jah, sest see annab sulle juurde, et sa võid küll tellida midagi, aga kui sa tellid nii-öelda juba tehnilist lahendust, siis tehnilise lahenduse tellimine, noh, kui sa ütleme, et sa ei taha üldse koodiga midagi pistmist teha, siis tegelikult see, et sa hoiad ärilisi nõudeid, ainult ärilised on väga keeruline. Et sa võib-olla lähedki tellima, ma tahan AI mudelit, mis teeks seda, aga tegelikult sa peaksid ütlema, et rakendus peab saama aru, et sõiduk jääb pildist välja.
et sa ei tohi nagu midagi tehnilist mainida, et see on teine võimalus, et kui sa tellid ärilisi nõudeid, ära kunagi maini midagi tehnilist. Jälle riilsimatele olemas. Aga see on nii hea point tegelikult, sest ikka väga palju ettevõtetes ka kuuled seda, et tule aita mul see tehisintellekt nüüd tööle panna ja siis saad aru, et okei, sul on üldse digitaliseerimata mingid süsteemid, vaja üldse automatiseerida mingid ahelad ära ja alles siis me räägime tehisintellektist ja sellest, et sa hakkad sealt vaid prognoosima või mingeid anomaaliaid tuvastama, aga väga palju seda eeltööd on justkui tegemata ja see on see oskus, et seda näha on ju, et mis need vajalikud sammud enne võiksid üldse olla. Ja see oleks 4. oskus, mida ma soovitaks, ehk siis andmeanalüüs. Kui sa oskad väga hästi andmeid analüüsida, siis tegelikult sul on palju lihtsam tootejuhina. Et sa saad ülevaate andmetest ja selle sisu tegelikult, mis kohti sa täiendama peaks. Ja võib-olla jällegi väga hästi et sa siin lõpus välja tõid, et kui nüüd tekibki see, et ma tootejuhina soovin ennast upskillida, saan aru, et olgu, mul ongi sellest praktilisest sellisest andmeteaduse poolest puudu, siis mida sina võib-olla soovitaksid enda poole pealt, et kas sul on mingisuguseid podcast, mentoreid, raamatuid, mis iganes tuleks pähe, et kui siin selline innukas ambitsioonikas tootejuht praegu kuulab või inimene, kes sooviks selles suunas liikuda, siis et võib-olla mis oleks sinu sellised soovitused? Kui sa just masinõppemudelite osas tahaksid ennast arendada ja seal valdkonnas siis tootejuhina areneda, siis minu soovitus oleks, kuna ma ise masinnägemises tegutsen selles harus, siis ma suure keelemudelites ja niimoodi ma ei oska nõu anda, et ma jään selle kohta, mis ma tegelikult ka tean. Aga masinnägemises ma kindlasti soovitaks, et katsetada erinevaid tarkvarasid, mis on veebis olemas, näiteks Google Teachable Machine, mis tegelikult on väga huvitav veebileht, kus sa saad proovida, mis juhtub erinevate klassifikatsioonimudeli loomisel, kui sa paned mingit teatud treeningandmestikku sisse, et see annab sulle tegelikult ülevaate, kui spetsiifiliseks sa oma treeningandmestikuga minema peab ja see annab ka parema ülevaate, et kui palju niisugused asjad võivad aega võtta ja mis andmeid sa koguma pead, enne kui sa sellega alustad. Ja teine asi on, ma soovitaks lihtsalt lugeda nii palju artikleid erinevatest masinõppe või harudest siis, nagu masinnägemine, sul ongi suure keelemudelid kui võimalik, et tootejuhina sa saaksid aru, millist haru sa peaksid masinõppemudelitest rakendama oma probleemide puhul. Et mina räägin siin masinnägemisest, aga tegelikult kui teie andmestik on kõik teksti kujul ja see ei ole inimloetav tekst, ehk see ei ole näiteks mingi kasutajatugi, siis tegelikult suure keelemudeliga, ütleme Eesti Energias mingeid arvutusi tegema hakata ei ole mõttekas. Jällegi väga nõustun sellest, et peab olema lihtsalt lai silmaring on ju ja teadmine, et leida siis see sobiv lahendus ja ongi, kui sina oled kindlas fookuses masinnägemises, siis paratamatult lihtsalt selles valdkonnas leiad neid pidepunkte rohkem. Ja. Aga võib-olla sul tulevad ka veel mingisugused mõtted selle poole pealt, et mis oskusi võiks AI ajastul üks tootejuht veel arendada, et konkurentsieelist omada? On midagi veel, mis niimoodi kohe? Võib-olla ma täpsustan seda sellega, et niisugused nagu pehmed oskused, sest me räägime ka päris palju sellest, et kui ma ei tea, noored ülikoolist mõtlevad, et keegi neid enam tööle ei võta, sest junior arendajate töö teeb AI ära ja nii edasi, et siis me oleme ka toonud välja niisugused nagu pehmeid oskusi, et just see üks analüütiline oskus on üks nendest on, aga su enda töös, et mis need oskused võiksid olla, mida sa ise näed? Ja just AI tootejuhi poole pealt, et mitte tavalise tootejuhi poole pealt. Seal ma ütleks niimoodi, et pehmed oskused, kas seda täpsemaks teha seda minu jaoks võib-olla? Pehmed oskused olekski just see, et kas sul on
kui hästi sa oskad erinevates olukordades muutustega kaasas käia näiteks või ongi see, et analüütiline oskus versus see, et sa oled väga kiire suhtleja näiteks või vastupidi, et äkki peaks hoopis sinna müügi poole rohkem minema, või et sul peab olema ka niisugune laiem ampluaa või piisabki sellest, et sa enne päris palju tõid seda tehnilist poolt sisse, eks ju, aga kuivõrd palju on ka oluline see, et ma ei tea, startup'is on, et sa peaksid oskama ka investoritega suhelda, ettevõtetega suhelda, partneritega suhelda ehk kogu see niisugune suhtluspool sinna juurde. Jah, okei. Selle poole pealt siis nii palju, et ütleme, et kliendi suhtlus on väga oluline. Sul tuleb päevas korduvalt huvitavaid küsimusi klientide poolt, kus tegelikult mõned probleemid võivad olla sellised, mille lahendamine tundub justkui väga kriitiline, aga andmete poole pealt, kui näiteks sa küsid selle probleemi sagedust, siis tuleb välja, et probleem ise tegelikult esineb väga harva. Siis selliste küsimiste oskus, kus sa saad lõpuks ka info, et mis selle valu taga lõpuks see päris probleem on. Et inimsuhtlemises ja kliendiga suhtlemises tegelikult see on üks väga oluline oskus ka AI product manager. Et kui tullaksegi probleemiga, et siin on meil vaja teha mudel, mis tuvastaks, kas see sõidukil on uued rehvid või vanad rehvid ja et kas on erinevad, et siis tegelikult, kui seda juhtub võib-olla kord aastas, siis selle mudeli ehitamine on märksa keerulisem kui öelda, et et kuna see sagedus on nii väike, et siis ei ole mõtet seda ehitada. Ja kuna AI on kallis, siis see lõpuks maksab meile rohkem selle eest, kui see, et sa võtad selle üks kord aastas, et keegi tuli valede rehvidega ja kindlustas su sõiduki ära. Okei. See on väga hea, ma natuke tahtsin, et see sinna jõuaks, sest et mulle endale jäi natuke kripeldama see, et see hästi nagu tehniline pool on ja et sa pead oskama koodi kirjutada, mis kindlasti on oluline, aga mulle endal isiklikult tundub, et see tootejuhi roll ongi just see, et sa ikkagi oled seal kliendi jaoks ka olemas, oskad kuidagi lihtsasti selgitada oma toodet ja teistpidi sa oskad neid küsimusi küsida, et ise jälle siis seda sinna tehnilisse keelde panna, eks ju, ja kuidagi see filter seal vahel, eks ju. Ja tegelikult tootejuhi töö, igapäevane töö tegelikult seisnebki selles, et sa saad äriliste inimeste poole pealt nendest aru ja nende probleemidest ning sa pead suutma seda tõlkida siis ka arendajatele sellisel viisil, et sinu sisend oleks piisavalt täpne neile, et nemad suudavad ehitada sinu sisendi järgi. Et olen kogenud ka sellist asja, kus siis analüütik või tootejuht tuleb täpselt sama sõnumiga, mis ta kliendi kohtumisel sai, et klient ütles nii, see on ka täpselt siis tehnilises kirjelduses kirja pandud, aga tegelikult seda infot pole töödeldud, et mis siis tegelikult tegema peab. Et tegelikult see on väga oluline, et sa suudaks lõpp-probleemist aru saada ja selle kirjeldada siis ka tehnilistele inimestele nii ära, et see oleks selge probleem ja lahendus, mis probleemile tuleb ehitada. Meil oli siin üks küsimus ka, mulle tundub, et sa võib-olla vastasid ära, aga äkki sa tahad natuke seda veel täiendada, et mis oleks sinu soovitus nüüd just nagu laiemalt ettevõttele või ettevõtte juhile, kellel ei ole võib-olla seda tehnilist tausta ja kogu seda poolt, et natuke rääkisime ka, eks ju, et seda AI hype'i on omajagu. Et kui nad mõtlevad, et tahaks ka, et äkki ma kuskil osas saaksin ka seda AI-d kasutada, siis ma saan aru, see esmane mõte tagasi on see, et ära kasuta kohe esimese asjana, eks ju, aga kuidas ta nüüd saab teada selle, et kus ja kas üldse tal oleks tehisintellektist abi? Põhimõtteliselt kõige parem tehisintellekti kasutus on sellistes kohtades, kus protseduurid on juba digitaliseeritud ja väga kordavad. Ehk siis ma küll võtan nüüd võib-olla natuke halva näite, aga ma ikkagi võtan selle, et ütleme, et sul on pood, kus sul on kõneliin, kus sa saad tellida midagi. Et sul on digitaliseeritud ära see tellimuse vormistamise pool,
aga sul inimesed iga kord võtavad kõne vastu ja siis ise süsteemis täidavad seda. Üks võimalus on okei, et ehita e-pood, kus lõppklient ise saab tulla, aga tegelikult siin on võimalus, kus suure keelemudeliga sa saad asendada ära selle kõnekeskuse inimese, kelle kaudu siis see tellimus nii-öelda ära täidetakse. Et jah, see on piisavalt erinev selle poole pealt, et see ei ole tegelikult nii nii-öelda tavalise koodireaga automatiseeritav osa, sest klient võib helistada ja öelda, et tead, mul on täna nii halb päev, et ma mõtlesin, et ma ostan endale midagi ilusat, siis see päev läheb paremaks. Ja kui sul robot ei oska sellele midagi öelda või oled koodireaga kirjutanud, et su esimene küsimus on, et mida sa osta tahad. Kui sellele vastatakse, et mida sa osta tahad, siis kliendi kogemus on ju väheneb. Et sihukestes natuke hägustes kohtades, kus ei saa if-lausetega probleemi lahendada, on tegelikult mõttekas kasutada masinõppemudeleid. Väga palju väärt mõtteid, aeg on olnud ka armutu. Mina tahaksin siia lõppu veel küsida seda, et me ikkagi räägime sellest, et see tehnoloogiline areng on meeletu ja teie startupina olete selles meres ja mõtlete, mis siis järgmine selline hea samm on. Kas on midagi sellist ka, mida sina praegusel hetkel jälgid trendide osas ja mõtled, et okei, see on miskit, mis mind paelub, võib-olla ka Trivixi vaatest, et kuhu poole te tahate liikuda, et kas on midagi tuleviku vaates, mida tahaksid välja tuua? Jälle masinõppe või masinnägemise osas mind kõige rohkem paelub siis praegune areng erinevates mängumootorites, sest et läbi nende on võimalik väga head sünteetilist andmestikku toota ja tegelikult nagu erinevate peegeldustega, mustusega, erinevate tekstuuridega objekte pildile saada väga kiiresti, ehk sul on võimalik väga ilusaid andmesette teha. Et ma tegelikult seal loodaks, et see läheks veel kiiremaks ja veel realistlikumaks. Aga see on üks valdkond, mida ma jälgin masinnägemise poole pealt ja mulle see väga meeldib. Kes seal need suured tegijad on? Või räägime näiteks suurtest keelemudelitest, me teame, kõik need nimed käivad läbi, eks ju, aga kes seal valdkonnas on? Sul on NVIDIA Omniverse on näiteks üks keskkond, kus sa saad sünteetilist datat genereerida. Sul on tegelikult Unreal Engine, milles saab sünteetilist andmestikku genereerida just läbi 3D mudelite ja tekstuuride. Ja praegu mul kohe rohkem ei tule, aga põhimõtteliselt need kaks on niisugused, mida ma jälgin päris pidevalt ja vaatan, et mis uuendusi nad teevad ja kas midagi on valgus light tracing'us muutunud, sest et et digitaalselt meil siin päriselus põrkab siit laualt on ju see valgus kuskile lakke, laest põrkab uuesti tagasi kuskile ja see põrkab senikaua, kuni kogu valgus on siis soojuseks muutunud, et asjad lõpuks nii-öelda imesid selle endale sisse ja muutus teist tüüpi energiaks. Aga vanasti oli ainult virtuaalses keskkonnas see põrgete arv mingi 5 ja see oli juba niisugune, et väga-väga ressursikulukas. Aga nüüd erinevad nii-öelda süsteemid uueks valguse, põrgete ja nende ray tracking uks siis põhimõtteliselt uued tehnoloogiad on nendes valdkondades välja tulnud ja see tegelikult muudabki seda nii-öelda graafikat realistlikumaks ja sellest siis on ka võimalik paremaid tulemusi sünteetilise andmestiku osas genereerida. Vau, väga panev. Jaa, täpselt. Paneme, sa võid jagada meiega neid linke pärast, paneme, kes need entukad on, kes tahavad lugeda, et siis kindlasti saavad lugeda sealt jaokirjeldusest ka neid linke surfata. Et jah, ma loodan, et mingil hetkel et praegu meil on mängu game developers on väga suur valdkond, aga tegelikult ma ise loodaks, et mingi hetk on ka sünteetilise andmestiku loomise osas mingi ettevõtte, kes ütlebki, et okei, milliseid andmeid teil vaja läheb ja ta suudabki väga realistlikke andmestikke luua sulle. Ja ma arvan, Taavi Tammiste ka mainis seda, et need andmesetid ongi võib-olla need konkurentsieelise tekitavad mingisugusele ettevõttele, kes oskabki sama neid tehnoloogiaid kasutusele võtta, et siis saada väga kvaliteetseid andmesette endale.
meie episoodi aeg saab kohe läbi. Meil on tavaks ja lõppu küsida või anda selline vaba mikrofon sulle, et me küsisime erinevaid küsimusi, valdkondi. Kas on midagi, mida me ei küsinud, mida sa kindlasti ise tahaks jagada kuulajatega või mis teemat me täna üldse ei katnud, aga mis sinu enda jaoks on niisugune huvitav? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et ma ei julge midagi praegu kohe niimoodi lauale panna, sest minu arust me katsime päris hästi just masinaõppe valdkondasid. Aga võib-olla nii palju, et neid harusi kokku masinaõppe maailmas on 7, üks osa nendest on see masinnägemine, üks osa on keeltemudelid, on ju. Et tegelikult praeguse avalikkuse ees on nagu väga väike osa sellest, et sul ongi genereeriva mudelid, sul on suure keele mudel ja ma arvan isegi, et masinnägemine on üks väiksematest osadest, mis on nagu igapäevaselt kuskil kasutusel, vähemalt tavainimese poolt. Et neid valdkondi võiks lihtsalt vaadata ja lugeda nende kohta, et see on väga huvitav maailm. Potentsiaali on päris palju. Et 7-2-3 on laialt nähtavad, et siis võib uurida. Ma arvan, et minul tuleb ka üha rohkem neid küsimusi, inimesed küsivad, et kuhu ma mis suunas ma soovin siis liikuda, et minu algne teekond saigi sellest, et okei, vaatame, mis need probleemid on ja kuuleme ja oleme selles arutelus, aga nüüd mul tekib juba see koht, et nagu siin ongi nii palju võimalusi ja kõik on nii huvitav, on ju, et see aina laieneb, et jah. Aga mul on ülihea meel, et me saime siin täna niimoodi tehis arutada ja neid mõtteid jagada ja seda kogemust lugu Drivexi poole pealt siis ka kuulda. Aitäh, et võtsite meid siia. Natuke teise nurga, aitäh sulle, Valter, et sa tulid. Ja aitäh kõik kuulajad, kes te meiega sel nädalal olite. Me loodame, et see episood oli põnev. Kui see tundus sinu jaoks selline, mis oleks ka sinu sõprade tuttavate jaoks huvitav, siis kindlasti jaga seda sotsiaalmeedias. Kui sa teed seda Instagramis, Facebookis, pane sinna külge see tag AI Empowerment, siis me ka näeme seda. Igasugune selline jagamine on väga-väga tore ja me kindlasti hindame seda väga. Nii et selles osas aitäh sulle juba ette ja kohtume sinuga juba järgmisel reedel uue episoodiga. Tšau! Tšau!